Tere! Meie tänane videokoolitus käsitleb uut funktsiooni Merit Activas, võimalust esitada majandusaasta aruande XBRL failina äriregistrile. Kuni siiani oli programmist võimalik võtta bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne otsemeetodil ja käsitsi täita siis äriregistris aastaaruande vorme. Siis nüüd viimasest versiooni uuendusest on programmil olemas majandusaasta aruande eraldi menüü. Kui te veendunud olete oma programmis vaadatava bilansi ja kasumiaruande baasil, et teie raamatupidamises on eelmine aasta valmis saanud ja kõik ongi täpselt nii, nagu teil vaja on, siis majandusaasta aruanne, uus aruanne ja siin on teil olemas ka väike minijuhend. Teete valiku, millist perioodi, millist aruande vormi te kasutate. Vaikimisi on pakkumisel alati bilanss ja kasumiaruanne. Kui te olete esitajaga rahavoogude aruande otsemeetodil, siis panete ise linnukese ka siia sisse. Ja aruandlusperiood on meil siis 2018 ja kui teil on kuni sinnamaani kõik aruanded korrektselt äriregistril esitatud, siis valite perioodiks ainult aruandeperioodi. Osaühing, mikroettevõtja ja lisame aruande. Te näete bilansi lihtsustatud varianti, minimeeritud, kasumiaruanne samamoodi ja ma näitan nüüd ka kohe, kustutan selle sama aruande ära ja näitan ka siis, kui ma valiksin väikeettevõtja, et mis siis juhtub. Ainult aruandeperiood, väikeettevõtja ja lisame uuesti. Siis meil on näha, et aruanne on muutunud detailsemaks, et igal firmatüübil on siis erinevad kirjelduste real. Kontrollite veel kord üle, te olete täiesti nõus kõikide nende andmetega ja salvestate aruande faili. Vaikimisi töölauale ja salvestate. Edasi liigute äriregistri ettevõtja portaali ja seal on teil võimalik aruannet lisada, importida failist. Aga seal peate ka siis kindel olema, et te teete täpselt samad valikud, nagu teil programmis on. Kui te jätate siia eelnev periood ja teil on programmis mingisugused numbrid teistsugused, kui teil esitatud aastaaruandes on, siis kirjutatakse üle programmis olevate numbritega ja siis ei pruugi enam teie tulemus tõene olla. Et valige ainult aruandeperiood. Mina tänan teid kuulamast.